Tõeline tragöödia Donald Trumpi jaoks. Ameerika Ühendriigid tagastavad $166 miljardit ettevõtetele, kes pidid eelmisel aastal maksma Donald Trumpi kehtestatud ebaseaduslikke tollimakse. Ja see uudis lõhkas lihtsalt kogu info välja, sest Donald Trump tunnistas isegi, et raha tuleb tõesti tagasi maksta. Donald Trump vihastas ja ründas USA ülemkohut ning isegi omaenda vabariiklikku parteid selle eest, et keegi ei tormanud Ameerika presidenti häbist päästma. Kuigi Trump ütleb, et oleks võinud natuke seadust mööda hiilida ja mitte nii häbisse jääda ning praegu ei peaks tagastama $166 miljardit, Trump kutsus isegi Ameerika ettevõtteid üles loobuma seaduslikust kahjude hüvitamisest, lihtsalt selleks, et tõestada, et presidendil oli õigus. Ja Trump lubab neile ettevõtetele alati tänutundega meeles pidada, et nad ei nõudnud kahjude hüvitamist. Aga mis siis juhtus ja miks Donald Trumpi tariifid osutusid suurimaks pettuseks, mille eest USA peab maksma $166 miljardit? Ja mis kõige tähtsam, miks on see alles algus? Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange videole like ja jätke alla kommentaar. Lisaks sellele liituge minu Telegrami kanaliga Petši News, mille link on selle video kirjelduses. Nii et kas te ikka mäletate, kuidas eelmisel aastal Ameerika president Donald Trump julgelt kehtestas tollimaksud kõigi maailma riikide vastu ja kuulutas seda majanduslikuks imeks, mis täidab Ameerika eelarve miljardite ja miljardite dollaritega. Nii et nüüd tagastavad Ameerika Ühendriigid kogutud tollimaksud. Ametlikult on teada, et alates esmaspäevast 20. aprillist võivad Ameerika ettevõtted, kes maksid Donald Trumpi kehtestatud ja ülemkohtu poolt ebaseaduslikuks tunnistatud tollimakse, hakata esitama taotlusi oma raha tagastamiseks. USA president nimetas kohe ülemkohtu otsust probleemiks, kuna see sunnib tagastama $166 miljardit imporditollimakse ning väitis, et see raha jõuab väidetavalt Ameerika vaenlaste kätte. Jätke see fraas Ameerika vaenlaste kohta meelde, sest me tuleme selle juurde tagasi. See on väga huvitav hetk. Ehk siis Trump ütleb, et see raha jõuab Ameerika vaenlaste kätte ja kutsub seejärel ettevõtteid üles mitte raha tagasi nõudma ning ütleb, et ta peab teid tema loogika järgi Ameerika vaenlasi tänuga meeles, aga sellest natuke hiljem. Aga Trump ei anna alla ja teeb end lõpuni naeruväärseks. Tema sõnul tunnistas USA ülemkohus väidetavalt presidendi õigust tariife kehtestada seaduslikuks, kuid märkis, et seda tuleb teha teise protseduuri raames. Selle tõttu, nagu Trump märkis, peab valitsus tagastama umbes $166 miljardit imporditoolle, mille importijad on juba väljaspool Ühendriike eelarvesse maksnud. Ja nüüd kõige huvitavam osa. Donald Trump selgitas, et kõik oleks võinud minna teisiti, kui kohtunikud oleksid lihtsalt lisanud otsusesse ühe lause, et varem kogutud raha tagastamine ei ole vajalik. Ta ütleb, et oleks võinud lihtsalt öelda, jah, tariifid on ebaseaduslikud, me neid enam ei kogu. Aga, ütleb ta, oleks pidanud koma järel lisama, et seda, mis juba koguti, me tagasi ei anna. Olgu, otsus tariifide kohta oli ebaseaduslik, aga kuulge, see ei tähenda ju, et nüüd tuleb kõigile lihtsalt raha tagasi anda. Kas te olete hulluks läinud? Siiski seda ei tehtud. Trump rõhutas, et tema administratsioon saavutab ikkagi endised või isegi kõrgemad näitajad, kuid juba keerulisema ja kohmakama skeemi kaudu. Ta avaldas ka kahetsust, et ülemkohus tahtis, nagu ta ütles, päästa riiki vaid ühe lausega ning selle tulemusena saavad raha inimesed, kes tema arvates suhtuvad USA-sse vaenulikult. Tuletan meelde, et juba 20. veebruaril otsustas USA ülemkohus. Donald Trumpi poolt kehtestatud imporditollid, tuginedes erakorraliste majandusvolituste seadusele, ületavad täidesaatva võimu volitusi. Kohtunikud rõhutasid siis, et maksude ja tariifide kehtestamise õigus kuulub ainult USA kongressile. Trump omakorda kritiseeris teravalt kohtunikke, sealhulgas neid, kelle ta ise ametisse nimetades juhtunud häbiks ja alustas kohe pärast seda sõda Iraaniga. Lõpuks käivitas Trumpi administratsioon 20. aprillil siiski veebipõhise portaali tollimaksude hüvitamise taotluste esitamiseks. Asi on selles, et USA ülemkohus ei käsitlenud küsimust, kuidas valitsus peaks hüvitama rahvusvaheliste majanduslike eriolukordade volituste seaduse alusel makstud tollimakse. Kuid rahvusvahelise kaubanduse kohus kohustas eelmisel kuul siiski Donald Trumpi administratsiooni hüvitamise protsessi alustama.
Menetluse kohaselt tuleb ettevõtetele nende raha tagastada 60–90 päeva jooksul alates taotluse esitamisest. Ja nüüd kõige tähtsam. Ameerika tolliteenistuse andmetel oli seisuga 4. märtsi ainult umbes 330 000 importijat maksnud tollimakse kokku ligikaudu 166 miljardi dollari ulatuses. Ja nüüd tuleb kõik need rahad kõigile neile importijatele kuidagi tagasi maksta. Aga see on alles algus. Põhiosa tollikoormusest, umbes 90%, kandsid nii ettevõtted kui ka, mis on oluline, tarbijad. Tavalised ostjad, tavalised ameeriklased. Ja nüüd tarbijatele tuleb kohtuotsuse järgi raha tagasi maksta. See tähendab, et isegi igale ameeriklasele, kes midagi ostis ja maksis mingid sendid või dollarid tollimaksu eest, tuleb samuti raha tagasi maksta. Ja näiteks ettevõtted FedEx ja Costco on juba lubanud oma klientidele hüvitada Donald Trumpi tollimaksudest tekkinud kahju. Aga kuidas see peit täpselt toimuma hakkab, ei saa veel keegi lõpuni aru. Kujutage lihtsalt ette, et nüüd peab sama FedExi ettevõtte üle vaatama miljonid oma klientide tehingud, arvutama välja, kui palju seal maksti ebaseaduslikke tariife ja siis kuidagi need summad miljonitele klientidele tagasi maksma. Kuidas see kõik toimuma hakkab, ei saa keegi üldse aru. Ja nüüd, nagu öeldakse, selle uudise naljakas osa. USA president Donald Trump kutsus Ameerika korporatsioone üles loobuma tollimaksude tagastamise nõuetest summas 166 miljardit dollarit ja see ei ole nali. Trump palus tõesti ettevõtetel loobuda raha tagasisaamisest tema vea tõttu. Ilma naljata ütles Trump, et ta peab tänuga meeles neid organisatsioone, kes ei hakka taotlema kompensatsiooni tasude eest, mida riigi ülemkohus varem ebaseaduslikuks tunnistas. Ta ütleb, poisid, lihtsalt ärge nõudke oma raha tagasi ja ma ütlen teile aitäh. Aitäh teile. Praegu ei ole sellised suured tehnoloogia hiiglased nagu Apple või Amazon veel esitanud taotlust makstud raha tagastamiseks. Ja nüüd palub Trump neil ka mitte taotlust esitada, et Ameerika president Donald Trump lihtsalt neid tänuga mäletaks. Ja lõpuks otsustas Trump lihtsalt kõiki kritiseerima hakata, sest näete, keegi julges tema tahtele vastu hakata, keegi nimetas tema tegusid ebaseaduslikuks ja veel nõuab raha tagasi. Mis te endale lubate? Donald Trump kritiseeris ülemkohtu vabariiklastest kohtunike käitumist, öeldes, et demokraadid hääletavad alati ühtse suure blokina, aga vabariiklased annavad neile pidevalt järele. Ja edasi tsiteerin Donald Trumpi. Kuidas saavad demokraadid olla rahulolematud sellega, kuidas USA ülemkohus hääletab? Demokraatidest kohtunikud hoiavad kokku nagu liimitult kaldumata kunagi kõrvale oma moonutatud ja pahelistest poliitikatest idei и дел, представленных им. Nad hääletavad alati grupina või blokkina. Vabariiklastest kohtunikud ei hoia kokku. Nad annavad demokraatidele ikka ja jälle võite. Näiteks nagu 166 miljardit dollarit sularaha täiesti tohutu. Mõned vabariiklastest kohtunikud on lihtsalt muutunud nõrkadeks, rumalateks ja halbadeks, rikkudes täielikult seda, mille eest nad väidetavalt seisid. 160 miljardi dollari ulatuses tariifide tagasimaksmine inimestele, kes on aastaid meie riiki röövinud, on lihtsalt seletamatu. See on häbiväärne. Nende otsus tariifide osas oli tarbetu ja kallis hoop USA-le ning tohutu võit nende vastastele. Nüüd tahaksin ma küsida Donald Trumpi pooldajatelt, eriti nendelt, kes kirjutavad kommentaare ja ütlevad, et pehhi, sa ei saa millestki aru. Donald Trump on mõttehiiglane, ta on kaasaegse aja suurim poliitik. Just need, kes kirjutavad selliseid hullumeelseid kommentaare. Aga kuidas teile meeldivad sellised uudised? Ma mäletan, et te kirjutasite eelmisel aastal, et Trump on tubli mees, kehtestas tariifid. Muidugi, jah, nüüd Ameerika õitseb ja teenib nende tariifidega miljardeid. Nüüd tuleb need tariifid tagasi maksta. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna like. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd ja peate seda oluliseks ning vajalikuks, võite jätta oma annetuse, liituda selle kanali sponsorprogrammiga või teha annetuse endale sobivas vormis. Kõik lingid ja rekvisiidid leiate selle video kirjeldusest. Olen tänulik igasuguse toetuse eest ja liituge ka Telegrami kanaliga Petši News. Link on samuti video kirjelduses. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head kõigile!